punnid. Ma panin kirja 8 asja arvutisse, mis mulle ei meeldi kultuurikriitika juures. Esiteks, mulle ei meeldi, kui komponeeritud ja kureeritud on artiklid. Rõhuv akadeemilisus ja stambid ajavad lõppude lõpuks öökima. Enamik tekste on seeläbi teineteisega väga sarnased ja seetõttu lihtsalt ausalt öeldes igavad. Teiseks, tekstid on üldiselt pikad ja lohisevad, just kui oleks alati vaja tarvis saada kätte see 10 000 tähemärki. Kolmandaks, hinnangud on leiged ja arvamused on lahjendatud. Üldiselt ei tehta meil kultuurikriitikas mitte midagi maatasa või samas ega ka ausalt öeldes tõsteta kuhugi jumalikesse kõrgustesse, sest üldiselt asetub kõik pigem kuhugi keskmesse. Asjad ei ole masendavalt pasad ega suurepärased, nad on okeid. Neljandaks, kirjalik kriitika on monoloogiline, mitmehäälsed tekstid sisuliselt puuduvad või on kuidagi ühetaolised, näiteks kirjutatud 2 kõnena, aga ikkagi kuidagi päris vestlust imiteerivalt. Viiendaks, teksti on liiga palju. Ma janunen mingisuguste teiste meediumite järele. Ma tahan vaadata kultuurikriitilisi lühitokke või videosid, kuulata vabas vormis podcast'e ja ma tahan, et seal ei hoitaks ennast tagasi, et seal räägitakse otse, ausalt ja kõike läbi kaalumata. Kuuendaks, kriitikuid on vähe ja ausalt öeldes on lihtsalt jube tüütu tegelikult kogu aeg samade inimeste tekste lugeda. Tahaks lihtsalt vaheldust ja teistsuguseid perspektiive. Seitsmendaks, kriitika kirjutab kõige ilmselgematest asjadest. Ikka arvustatakse näiteks draamateatri lavastusi või kirjutatakse Loomingu raamatukogus ilmunud teostest. Kirjanduse näited ei ole muidugi head, sest mulle tundub, et kirjanduskriitikas arvustatakse peaaegu kõiki olulisi või arvustamisväärseid asju. Ma arvan, et pigem on probleem kinos, teatris, muusikas, kujutavas kunstis, kus kui üldse arvustatakse, ja ma mõtlengi just siis nii-öelda eksperimentaalsemas vallas, etenduskunstides, kui arvustatakse, ilmub üks arvustus, mis on üldjuhul küllaltki keskpärane ja ongi kõik. Kaheksandaks, kriitika tuleb ainult kindlatest kohtadest. Tuleb ainult kultuuriajakirjadest, kultuuriajalehtedest, lihtsalt ajalehtedest. Puudu on avalikust, ikkagi tasuta kõigile kättesaadavast kriitikast, mis on sõltumatu. Sest et ma arvan, ikkagi on kõigis kultuuriväljaannetes mingisugused reeglid, kuidas mingeid tekste tehakse ja juba tekst meediumina on piirav, nii et selles mõttes kriitika peab hakkama tulema ka kusagilt mujalt, sealt, kus ta praegu veel ei tule. Aga mida mina siis tahan teisiti teha või mida ma siis üldse tahan teha? Esiteks ma tegelikult tahan seda öelda, et kirjalik kultuurikriitika ei ole kindlasti mõttetu. Üldsegi mitte. Ma lihtsalt tunnen, et minul on vaja mingisugust vaheldust. Ja ma kusagil sisimas tunnen, et ma ei ole ainus. Mul on vaja, et kriitika ei oleks kohal ainult kirjalikus tekstis või privaatsetes vestlustes. Ma tahan jäädvustada seda kriitikat enda ümber, just seda privaatvestluste kriitikat. Sest me kõik ju loeme seda uut luulekogu või vaatame seda uut lavastust ja seejärel analüüsime ja mõtestame seda. Aga peaaegu mitte keegi meist ei kirjuta sellest arvustust. Ma tahan jäädvustada seda kriitikat, mis toimub peale etendust õues suitsu tehes või kõrtsis mingist uuest coolist luulekogust jaurates. Ehk võiks seda nimetada argikriitikaks. Ma tahan jäädvustada argikriitikat. Ma tahan teha nähtavaks vahetut kriitikat kultuurile, mis on tihtipeale teravam ja ausam kui kõik need 10 000 tähemärgid, mis paberit määrivad. Aga ma tegelikult ei tea, kas see seletamine on üldse vajalik. Et tõenäoliselt tuleb tegelikult lihtsalt pihta hakata. Ja ma kusagil sisimas tunnen, et ma ei ole ainus.
mul on vaja, et kriitika ei oleks kohal ainult kirjalikus tekstis või? Tunne on nagu sul oleks laused välja kirjutatud, et sa loed nüüd maha. Ma tahan jäädvustada seda kriitikat, mis toimub. No tal on siin see osa näiteks eriti. See ma tahan jäädvustada, see on nagu kõne oleks, vaata. Saavad sellest ise aru. Ma tahan jäädvustada seda kriitikat, mis toimub peale etendust. Selle lause sa võiksid küll niisama öelda. See on täpselt nagu selles stiilis, nagu sa peaksid kõnet auditooriumi ees. No, et see lause kahjuks ei ole, sa ei ütle, et ma tahaks seda filmida seda, mida räägitakse mingi suitsunurgas, vaid sa ütled lause, mis on välja kirjutatud. Ma tahan jäädvustada seda kriitikat, mis toimub peale etendust õhus suitsu tehes. Või noh, see on fine, lihtsalt mind isiklikult see nagu häirib veitsa, sest et kuna lihtsalt sellepärast, et see on veits siuke, aga sellepärast vist põhiliselt, et see nagu ei ole sünkroonis sellega, mis sa siis tahad teha või nagu, et ikkagi, et kui ma hakkaks suga arutama oma arvamust mingist lavastusest, kas ma peaksin siis välja kirjutama need laused ja need ette lugema või? Point on ju täpselt see, et ma jämmin. Sa vaatad seda teksti, siis sa ütled seda, sa vaatad teksti, siis ütled seda. Kuna see on see esimene videos, võib-olla see oleks nagu seda väärt, et see lõpuosa oleks nagu mitte niigi konarlik nagu. Ma ei tea, see oleks võib-olla lihtsalt mingi paar kraadi kuulim.